Tere tulemast tagasi minu kanalile, ma olen Auli ja mul on väga hea meel olla taas teie ees ja teha nüüd juba traditsioonilist ladumist, mida toob veebruar 2026. Traditsiooniline mitte selles mõttes, et mida toob veebruar, vaid ma olen neid kuu energiaid siin juba vist teinud oktoobrist alates, septembrit vist veel ei olnud, aga võib-olla oli ka. Nii, ja kuna praegu on täiskuu, soovige, täna on küll juba 1. veebruar, aga mis siis? Meid ootab ees veel 27 veebruari päeva, seekord on siis jälle taas 28 päeva ja mõtleme siis sellele, et 27 päeva veel ja siis oleme me juba märtsikuus. Ja hakkame siis vaatama ja võtke seda lihtsalt kui mõnusat kuulamist. Ja ärge võtke seda isiklikult, kui see ei resoneeru teiega, palun minge edasi, ärge hakake seda kuulama enda omaks midagi vägisi panema ja tegu on absoluutselt kollektiivse energiaga. Ma ei tea, kelle energiat ma siin kinni parajasti võtan, mõnele võib olla see üks ühele, mõnel on ikka täielik umbluu ja kui te soovite eraladumist, siis loomulikult pöörduge siis minu poole ja meiliaadress on siin all ja auli.maagiline@gmail.com ja siis teeme ainult teie energiast lähtudes selle ladumise. Ja ega midagi, hakkame siis pihta. Nii et ja vaadake ka minu samanimelist Facebooki lehte, see on hoopis teistsugune, seal ei ole ühtegi videot, samanimeline ja otsige, leidke see siis ülesse. Olen väga tänulik teile iga like, iga kommentaari ja iga tellimuse eest, mis on teile täiesti tasuta. Ja siis te lihtsalt näete, millal ma olen järgmine kord midagi siia pannud. Nii, aga vaatame siis veebruarikuud, küünlakuu, nüüd mingi aeg, ma ei oska teile seda öelda, millal siis talve süda või rind murtakse, et siis on see talve, et siis sealt alates hakkame siis paremini juba ootama või lihtsamini ootama kevadetta ja veebruaris leiab aset ka üks väga oluline sündmus ja algab nimelt 17 veebruar, tuli hobuse aasta. Nii, ja hakkame siis vaatama veebruar 2026, võtame siis universumist ainult õiged ja tõesed vastused ja vaatame siis, mis siin kulgema parajasti hakkab. Ma tegin ennem just ühe eraladumise ja ma seal avastasin, et mul on millegipärast väga ilus kollane valgus siin. Ma ei tea, millest see tuleneb, kogu see täpselt ühe ja sama valgusega ma teen. Nii, aga okei, veebruar 2026. Ma pean kuidagi kallistama seda lampi siit, sellepärast et siin on nii. Vaatame siis kõigepealt niimoodi. Siin on nüüd niimoodi, et maag on number 1. Uued algused. Maagikaardi peal, siin selle kaardi peal küll ei ole, aga maagikaart sisaldab ennast kõike 4 elementi. Tuli, õhk, maa, vesi, pentaklid, mõõgad, karikad, sauad. Kõik võimalikud variandid ja valikud on teie ees veebruaris lahti ja avatud. Iseasi, kas te kasutate neid võimalusi, kas te kasutate kõike seda 4 märki, mis väga ilusti on üleval. Väga paljud on tegelikult siin ka sellistes suhete lõpetamiste energiates. Karikad ja kõik 5 tähistavad kriisi. Me ei hakka siin midagi ilustama,
kaardid tulevad nii ja kaardid vastavad meie küsimustele, eks ole. Et noh, ma hakkan nüüd keerutama sinna, et ei noh, mis nüüd ikka võib olla nüüd nagu ikkagi niimoodi ei ole ja meie ikka ise oleme võib-olla süüdi selles, et niimoodi on. No teate, noh, ühesõnaga, me ei tee praegu mingeid järelloodumisi, vaid nii näitavad kaardid. Karikate 5 tähistab kriisi lõpetamist tavaliselt ka suhetes. Hästi palju tuleb tegelikult veebruaris sellist võtta nagu sellist kaitsepositsiooni. Hästi palju on tegelikult selliseid ründamisi ja noh, võib-olla mingi ründamised mitte otseses mõttes, vaid selline energia on, kus on nagu niimoodi, et noh, selja taga nagu keegi ütleb midagi või niimoodi, et hästi palju, et me peame kaitsma ennast tegelikult ka võib-olla nende rünnakute eest, mis tegelikult ei ole üldse rünnakud ja me ei peagi tegelikult ennast kaitsma, aga me asume kaitsepositsioonidele ja see tuleb nüüd veebruarikuus eriti. Et midagi nagu ühesõnaga meile öeldakse, aga me kohe tõuseme nagu tagajalgadele ja hakkame ennast nagu kaitsma või midagi niimoodi. Et mõelge, sellist sõna ei eksisteeri eesti keeles, mõelge rahulikult järgi, kas see on rünnak, kas ma pean ennast kaitsma. Ja kui peate, siis loomulikult, et asume ennast kaitsma, eks ole. Ei lase ikka igal ühel mingit solke päeva alada endale. Ja siis ongi niimoodi. Ja pentaklite 4, see on tegelikult müntide 4. Mulle tohutult meeldib tegelikult see sõna pentaklit, ma väga palju kasutan, nii et ärge siis tegelikult nagu vaadake niimoodi, et ma ei kasuta tegelikult ingliskeelt, ma ei valda ingliskeelt sellisel määral, et ma hakkaksin siia mingeid lauseid vahele nüüd nagu hüppama inglise keeles, las seda teevad need, kes oskavad seda. Ja siis, ja siin on nüüd natukene ka sellist kuidas ma teile võimalikult lihtsalt keeles seda seletan, sellist natukene nagu ihnuse energiat. Et tegelikult me anname nagu välja selle raha ja kõik on nagu okei, aga me võib-olla nagu liiga palju mõtleme selle peale, et kas ikka tead, et on ikka jube kallis või midagi sellist ja kui ma pean ikka selle ostma ja siis ikka see maksab ikka jube palju ja ikka üür on jube kallis ja elekter on jube kallis ja kütte on jube kallis. No muidugi ongi sellepärast, et kuulge, vaadake, meil on väljast praegu, minul on siin maal ju praegu on 23 kraadi ja kell on 9:30 alles, eks ole, nagu ütleb õhtul, kui ma salvestan seda videota. Võib-olla läheb ööseks veel külmemaks muidugi, aga siis peabki olema ju elektri või küttearved suured, eks ole, sellepärast, et me tahame ju sooja saada. Et noh, võib-olla sellist ihnuse ja kitsikuse energiat ka nagu natuke seal veebruaris lööb läbi. Ja siis ongi niimoodi, et kui me läheme poodi, siis me mõtleme nagu niimoodi, et noh, et ma tahaks küll, et jube ilus mantel on, aga see on ikka jube kallis, mis siis, et allahindlus on, aga ikkagi noh niimoodi, et võtta selliseid energiaid nagu lööb nagu veebruaris nagu ülesse, aga samas, et võib-olla kaitse ei peagi olema kaitse, eks ole, ja väga suur arkaan, maag, kõik algused, uued algused absoluutselt on võimalikud. Sest maagikaart tuleb ka tegelikult väga harva, sellepärast, et maagikaardis on tõesti kõik 4 märki, nii siis, eks ole, nagu tähemärkide poolest, kui ka siis sauatemastide poolest. Ja tegelikult ikkagi on ka seda tasakaalu ja seda õiglust ka olemas, sest siin on see, sa vaatad, sa näed nagu enda peegelpilti seal vee all, aga see kõik on tasakaalus. Ja võib-olla võitletegi oma võitlused ära ja siis saavutate tasakaalu. Lõpetate oma lörri läinud ja mitte midagi andvad suhted ära või mida iganes, eks ole, ja ikkagi tuleb see tasakaal. Ja see on ka nagu see, et kõik ei ole nagu päris tasakaalus, eks ole, et on nagu niimoodi, et mulle meeldib väga selle müntide
4 kaart sellest Taaro põhikaartides, et siis üks mees vahib siis sealt 4 müündi tagant niimoodi ja vaatab, et ma ikka ei anna seda välja, eks ole. Et noh, selliseid energiaid siin natukene nagu selles veebruarikuus siis on, aga maag nagu purustab kõik selle, mis siin on, ühesõnaga, ja 2 suurt orkaani praegu on juba välja tulnud. Nii et maag, kasutage neid teid, neid võimalusi, nähke neid võimalusi, mis on veebruarikuus. Ja siis on kõik väga äge. Ma ei tea üldse, milline kollane valgus on, mulle tohutult meeldib see. Praegu on täiskuu, aga täiskuu ei ole praegu kollast värvi, nii et ja muuseas täiskuu ja soovige. Taas puhastage kaarte, puhastage oma ehteid, pange, puhastage, ma ei tea mida kõike veel, oma kette, sõrmuseid, pange ööstaks akna laua peale ja kui kuu paistab peale, te ei pea mitte midagi ütlema, mitte midagi ei ole vaja öelda, kõik kuu teeb, täiskuu teeb oma need asjad, mis on vaja teha. Et praegu lihtsalt ka väga soodne aeg. Nagu selleks, sest kuna on täiskuu, siis täiskuu soosib soovide täitumist ja soovide soovimist ja kõik nii edasi. Nii, vaatame veebruari kuu 2026 energiat. Vaatame siis teise kaardipakkidega või tähendab selle teise taaroga. Ma vaatan, kui palju ma siin jõuan ja kui palju ma siin siis neid kaarte kasutan, aga kindlasti vaatame ka kuuloogiat. Sest kuna praegu on see aktuaalne täiskuu, siis 4, võtame ühe veel, 5. Nii, ülempreestrinna, minu kolleeg ja järjest tulid nüüd välja siin 2 super naiselikku kaarti, keisrinna ja ülempreestrinna. Poisid, kui te mind vaatate, ma tean, et te vaatate ja pöörake ringi, aga nüüd nende 2 kaardiga, ma olen seda ka enne öelnud, ei ole võimalik mitte midagi ümber pöörata, sest need on üdini naised ja me ei saa võrrelda seda ülempreestriga ega ka keisriga. Need on väga naiselikud ja veebruaris on väga palju sellist väga mõnusat, väga tugevat naiselikku energiat, väga tugevat intuitsiooni, taas tulevad mingisugused saladused välja. Ma ütleksin veel niimoodi, et nii nagu ma siin eelmise selle jaanuariga vist ütlesin, aga niimoodi, et üldse väga paljud saladused tulevad välja ja ülempreestrinnaga tegelikult kätkeb. See kaart tähendab väga palju ka varjatud saladusi, aga need tulevad välja. Ja siin oligi niimoodi, et ühesõnaga, sa võid valetada nii palju, kus tahad, aga noh, ükskord lihtsalt see vale astub sealt teest ära. Ja nii see on. Samamoodi täitsa jälle veebruarikuus väga palju naiselikkust, väga palju mõnusat sellist, see on, keisrinna on naine ülivõrdes, see lihtsalt on nii. Väga paljud, kes on soovinud väga pikalt lapseootele jäävad. See tähendab ka väga suurel määral rasedust, sest keisrinna on siin kaardi peal rase, ta ootab uut elu ja alati kõikides kaardipakkides keisrinna on lapseootel, on rase. Väga paljud jäävad lapseootele, nii et kes ei soovi enam lapseootele jääda, siis vaadake, et ikka siis kasutate, eks ole, midagi. Et siin on see raseduse kaart on, viljakuse kaart on väga palju üleval. Ja siis saladused tulevad välja ja hästi palju on veebruaris sellist ka materiaalset energiat, aga väga palju on sellist kodust, sest väga palju ollakse ju tegelikult ka praegu kodus, sest kuhu sa ikkagi selle külmaga lähed, eks ole, ja loodus on küll väga ilus, aga siis kaua sa seal ikka seal siis Keila-Joal vahid seda juga ja väga äge on tõesti minge ja see on tõesti väga ilus praegu, loodus on tõesti väga ilus, aga noh, niimoodi, et lihtsalt kui seal on ikkagi ka juba 15 kraadi külma, siis ei ole, ei ole eriti meeldiv seal oma varbaid külmatada. Nii et ja hästi palju sellist kodust ja mõnusat kodust energiat ja väga paljudele probleemidele leitakse lahendus, kui on probleemid koduse eluga, mingite, millega iganes ühesõnaga, nendele tulevad lahendused.
ja ei maksa sellepärast enam üldse muretseda. Kes praegu soovib näiteks endale mingit kinnisvara müüa, osta, palun hakake tegutsema, ärge kahelge, väga soodne üldse koduga, see on mündid, pentaklid, ma ütlen oma lemmiksõna siin, tegelikult mündid, eks ole, ta on seotud nii koduga kui ka materiaalsusega ja palun raudselt ärge passige, ärge oodake, kui te soovite oma kinnisvara, siis otsige maaklerid või pange ise müüki ja ärge kahelge. Siin on ka sellist natukene veebruarikuus on ka sellist kahtlemise ja kõhklemise energiat. Te mõtlete väga palju üle ja te tekitate tegelikult võib-olla endale enda peas, millegi pärast on siin osadel inimestel ikka silmad väga kinni seotud ja tegelikult piisab. Visake need mõõgad maha ja tõmmake see rätik peast ära ja vaadake asju kaine ja reaalse pilguga. Et ärge tulge sellest kõhkluste ja kahkluste energiast välja, et seda on nagu ka tegelikult ikkagi kõigele vaatamata. Ja ka kirge, kellel on suhted nüüd, ühesõnaga siis hästi palju sellist kirge, sellist mõnusaid siukseid puhanguid ja üldse väga koduga seotud ja väga tunnetega ja kirgedega ja kuna siin on ka keisrinna ja ülempreest rinna, tuleb naiseliku energiakuu. Kuigi tegelikult tuli hobune ei esinda naiselikkust, eks ole, mis algab siin 17. veebruaril. Ja ka sellist särtsu ja sest tuli hobune ei tule mitte kunagi rahulikult. Ta lihtsalt kappab sisse niimoodi, et me võib-olla ei panegi tähele, aga siis, kui ta juba seal sees on, no siis läheb ikka selliseks mölluks lahti. Ja sellist kirge ja siin on nagu niimoodi, et siia tuli ka üks kuningas, eks ole, ja ollakse siukses kires ja kireenergias ja sellepärast, et naised, kes te mind kuulate, mis kõigis on ka meesenergiat, mis kõigis on ka kuninga energiat, eks ole, niimoodi, et see, et kui me oleme naised, see ei tähenda siis seda, et mees on ainult üdini siia ja sinna naised ja naisenergia, siis see niimoodi ei ole. Nii, vaatame siis edasi, vaatame natukene veel, et mida siis veel see veebruarikene meile, mida on siis nüüd varsti jäänud 27 päeva jäänud, et kevad hakkab ikkagi sisse juba tulema, no muidugi praegu, mida sa mõtled siis, eks ole, kui väljas on 23 kraadi külma, siis mis kevadesse unistad, tahaks ainult kuskil Egiptuse liivadel vedeleda, et lihtsalt mina ei ole ka absoluutselt ma olen nii, ma olen nii soojalembaline inimene, et lihtsalt ei jõua oodata, millal see soojaks läheb. Ma panen siia ette ja see peaks tegelikult olema seal väljas. Nii, palun nüüd kasutage ära, meil tuli 2 maagi. Need on korduvkaardid, need on suure arkaani kaardid. Väga paljud alustavad veebruarikuust täiesti nullist, nad alustavad oma erakordset, hoopis teistsugust elu, kus mingi jama, kõik on ühesõnaga, te lähete sellest jamast välja, see lõpeb ära, see on kõik see on möödas, tuleb soovide täitumine. Mida te iganes siis soovite, soovige palun, soovige inimesed, eks ole, ärge istuge lihtsalt niisama ja mõelge, et huvitav, et miks pärast mulle ei tule küll seda printsi siin valgel hobusel, eks ole, või ma ei tea mida. Ja siis mul oli üks eraladumine siin ja siis ma küsisin nagu selle inimese käest, et ta nagu soigus, tohutult soigus ja siis me isegi helistasime ja siis ta no õudne, ma ei ole kuulnud üldse tükil ajal sihukest soigumist ja siis ma ütlesin, et kuule, et kas sa nagu tead üldse, mida sa elus tahad, kas sul on mingid eesmärgid, et universum või jumal või no kuidas ta seda võtate, et ta ei teagi ju, mida te tahate, et ei pole küsinud seda ilusat või huvitavat elu või mida iganes. Ja siis ta ütles, et ei, et ega ma ei ole küll jah, nagu, et ma ei tea nagu, mida ma tahan. Et aga siis jääbki nagu vist üle ainult soiguda, eks ole. Palun, kõik teed on lahti. 2 maagi. Karikad, mündid, sauad, mõõgad, lemmiskatt on siin pea kohal, number 1. Kõik teed on lahti. Kõik on avatud
kui te ise soovite, palun, te vabanete sellest jamast. Te lähete tunduvalt rahulikumatele kallastele, kuigi te veel ise ei tea, mis seal teises kaldas ootab. Aga seal on tunduvalt rahulikum, te tulete sellest mingist jamast välja, eks ole. Karikate 9 on soovide täitumine. Ja kuna siin oli meil ennem ka sauade kuningas ja nüüd tuli sauade rüütel, siis ikka seda kirgem. See ikka tuleb küll see prints valge lobusel, eks ole, kui te soovite ja ootate, te taate. Aga kui te mõtlete, et ega ma ei tea ja mis seal siis ikka nagu on, et et võib-olla ikka ei ole nagu ja siis muidugi, aga siis ongi teil kui niuge, et ega ma ei tea, eks ole. Ega ma ei tea mõtki nagu soovida või aga siis mida te siis eks ole, siis ei ole vaja sojuda ka. Nii, ja siukest jah, et siukest tulilisust ja tuleb ikka jah siukest kirge ja kirgede kuu ja siuke armastuse kuu ja nii, et veebruaris on ju sõbrapäev ja nii, et mine tea ja kellele see prints valge lobusel siin sisse ratsutab. Nii, ja kuna praegu on siis ja ma kasutan väga palju oma ladumistes siis ka neid kuuloogia kaarte ja praegu on see siis ka väga aktuaalne, kuna meil on siis täiskuukene seal üleval praegu ja vaatame siis, mida kuuloogia kaardid meile siis ütlevad veebruaris 2026. Võtame 3 kaarti ja siis vaatame. Ma tegin muuseas ennem siin just ühe eraladumise ja tal tuli täpselt samamoodi see kaart, et astu palun oma mugavustsoonist välja. Ja täpselt samamoodi astume välja ka mugavustsoonist sellest asjast, et me ei viitsi soovida või me ei viitsi tahta või mingit ka selles suhtes eriti, et astu oma mugavustsoonist välja, hakka midagi tegema. Näiteks kui ma praegu olen kogu aeg mõelnud, nagu ma siin ees rääkisin, eks ole, et ma mõtlen oma kinnisvara müügile, eks ole, või keegi siin mõtleb, eks ole, ja ta ei ole, ühesõnaga, siis ka see on mugavustsoon, ma mõtlen, kas ma panen selle nüüd müüki või ma ei pane seda müüki või midagi niimoodi, tulge sealt mugavustsoonist välja ja pange see korter müüki, mida iganes. Kõikides eluafäärides või sfäärides. Aga miks mitte? Ega elu võib olla ka afäär. Astu oma mugavustsoonist välja. Pööra tähelepanu suhtlemisele. Hästi palju on tegelikult sellist, on negatiivset mõtlemist, on ka negatiivset suhtlemist. Inimesed panevad partsakati, nad ütlevad välja, ka mina olen tegelikult, need on õhumärkidele, eriti kaksikutele, ennem mõtle, kui ütle. Ma olen tohutut tööd endaga sellega teinud, ühesõnaga, sest ikka, mind ei anna võrrelda absoluutselt sellega, et enne ma panin kõik parsti välja ja nüüd ma ikka mõtlen. Et siin on ka, minu jaoks on tegelikult kuukaardid, on natukene nagu, ma loen neid nagu sellisteks hoiatusteks või millele peab eriti tähelepanu pöörama, siis palun pööra oma suhtlemisele tähelepanu, kuidas sa suhtled teiste inimestega. Mõtle, kas sa ikka pead välja ütlema kõik, mida sülg suhu toob. Ei pea tegelikult, iga kord mitte. Nii et see on nagu teine selline hoiatus ja muutlik kuu, mis ei ole küll praegu, ühesõnaga praegu ei ole muutlik kuu, aga kõik võib veel muutuda. Ma natukene sõnastaksin siit ümber, kui me vaatame siin need maagikaarte, topeltmaagikaardid, kõik need lõpetamised, kõik need igasugused jamad, eks ole, ülimnaiselikkus, saladused tulevad välja, siis ma paneksin natukene ees, mõtlen, ja kõik muutubki veebruaris. Ma ütlen veel kord, tohutult palju uusi algusi, suurepärased uued algused, ma ütlen ka veel, et täpselt selle tulihobuse aasta algusega, mida ma siis ka ei väsi kordamast väga ootan, sellepärast, et lihtsalt ma olen ise ka tulihobuna. Ja kõik muutubki. Pööra tähelepanu oma suhtlemisel, eks ole, ja tulge oma mugavustsoonist välja. Natukene on veel aega, ühesõnaga vaatame siis veebruar 2026
mida siis toob peaingli tarotkaartide vahendusel. Ma siin võtasin peale, vaatame. Nii. Keegi jõuab millegis arusaamisele. Rõõm läbi vaimse kasvamise, valgusta teisi, vastused, mis tulevad meditatsiooni käigus. Intuitiivsus ja üldse kõik see selline, ma ei tahaks kasutada seda sõna vaimsus. Et see on nagu sükene, et tegelikult tohutult paljud inimesed on hakanud iseendaga tegelema. Et tegelikult neid kaardiladumise ja kõike siin, neid vajatakse üha vähem ja vähem. Tegelikult vaatame tõele otsa, see lihtsalt on niimoodi. Ja inimesed on ise jõuavad nende taipamisteni, nad jõuavad ise, et kui tõesti on võib-olla niimoodi, et on nagu mingi, et ma ei suuda teha neid valikuid või niimoodi, et siis pöördutakse nagu kõige rohkem nagu selliste küsimustega. Ja võite ka muidugi minu poole pöörduda, eks ole, ükskõik milliste kaardiladujate poole te pöördute, selle te valite ise. Ja siis ongi niimoodi, et selline toipamine ja selline ärkamine on hästi olulised, nagu sellest ka ülempreestrinna, eks ole, kes on ka väga intuitiivne ja toipamisi ja selliseid ärkamisi, need jätkuvad mitte ainult veebruaris 2026, vaid neid kogu aeg tuleb järjest rohkem juurde. Ja see karikate 8, see on nagu sind ootab ees midagi paremat. Tee seda, mis on sinu jaoks õige ja jälle taas see vaimne otsing. Hästi palju inimesed otsivad tegelikult ennast, nad otsivad vastuseid. Kõik vastused tegelikult ei ole mitte nendes kaartides, vaid kõik vastused on meis endis olemas. Ja sellepärast ongi nagu, et inimesed nagu järjest rohkem ja rohkem oskavad nagu iseenda poole tegelikult pöörduda ja leida endast need vastused. See on hästi oluline ka veebruarikuus siin. Ja Miikaeli 8 on siis mõõkade 8, sa saad olla vaba, tee julge valik muuta oma olukorda, selguse puudumine. Kui praegu teil ei ole seda selgust, siis see tuleb. Ja tee julge otsus. Siin ees oli ka lõpetad ära need jamad. Kui sa teed juba selle otsuse, et ma lõpetan selle ära, see on nüüd kõik, see on lõppenud. Kas see halb suhe või halb töökoht või halvad suhted, ma ei tea, naabritega või kellega iganes ühesõnaga. Kui ma teen selle otsuse, et vaat nüüd on kõik, ma enam ei lase ennast materdada selles halvas suhtes või mida iganes. Tee see otsus ja täpselt nii see saab ka olema. Tee julge valik muuta oma olukorda. Vali iseennast, tee see valik ja absoluutselt kõik muutub. Ja tõesti, sind ootab ees midagi paremat. Tee seda, mis on sinu jaoks õige. Kuigi nad on Rafael, on karikad ja siin on mõõgad, aga väga palju sellist ühtset või ühtset mõtet need kaardid kätkevad ja täpselt ja taipamine. Ja eriti see vaimsus ja selline, mõtlen jälle, ma ei taha seda sõna kasutada, aga see on ja niimoodi, et seda on hästi palju, selle meie iseenda sellise intuitsiooni ja selline avardumine iga nädal, iga kuu kogu see aeg toimub, mitte ainult veebruaris. Nii, ja vaatame, mida siis ütlevad veebruarikuu ja veebruari energiate kohta. Me vaatame siin tegelikult suuresti energiat, eks ole, ja siis nende energiate vahele ma siis nagu viskan siin siis neid selliseid, ma ei taha öelda, et nad on ennustused, eks ole, aga suuresti nad ka on tegelikult, jah. Aga hästi palju, sest meie oleme ju need, millised on meie energiat ja meie energiat ka väga palju muutuvad. Täna ma olen seda alati öelnud, me ei pruugi olla homme üldse need ja need kaardid ei pruugi homme absoluutselt tähendada enam seda, mida nad tähendavad praegu. Nii, ja lõpetuseks võtame siis ka minu üks lemmik kaardipakk. On siis hoidja ennustuskaardid ja mida nad siis
ütlevad. Nii, muutus. Uued algused. Võtame 3. veel. Ja sõprus. Ka ilusad kaardid. Muutus. Su haldus soovitab sul minna elus toimuva muutustega kaasa, sest see teeb sulle head. Võta muutus omaks. Parim on veel ees. Ei olegi vaja mitte midagi rohkem. Muutused, uued algused. See haldjas ristiema kuulutab rõõmsaid uudiseid lapse või südamelähedase idee sünni kohta. Kuulge, mida ma ütlesin siin ees? Kui tuli see keisrinna, eks ole. Kui te tahate rasedaks jääda, siis hästi paljud jäävad ja kui te ei soovi enam, siis vaadake, et te siis ei jää, eks ole. Täpselt samamoodi lapse sünd, uued algused, nii nagu ka keisrinna tähistab ka alati uusi algusi, mitte ainult rasedust, eks ole, vaid ka selline uus algus, hoopis perspektiivikama sellise elu nagu pöördumine sinna ja sõprus. Aldjad ja inimesed vajavad sõpru. Nüüd on aeg üles otsida need, kes sind toetavad ja julgustavad su teekonna unistuste täitumiseni. Inimene ei pea kunagi üksi olema. Tegelikult inimene ei ole ju, ei ole, kui te käite tööl, eks ole, et kui te elate üksinda, siis te käite ju tööl, te ümber on inimesed. Kui te sõidate rongiga või kui te sõidate autoga, te lähete bensiinijaama, kus igal pool on ju tegelikult inimesed ümber. Et see, et te kodus olete üksinda ja kui teil ei ole partnerit, võib-olla lapsed on suured, eks ole, lapsed elavad kuskil kaugemale, siis ärge pöörake võib-olla selle, seda on võib-olla väga hea öelda, aga tegelikult see ei ole nagu selline ja ma ütlen ka seda, et mitte ükski inimene ei ole selles üksinduses ilma põhjuseta. Siis on vaja järelikult üksindust, et leida kas iseennast, leida vastused mingitele küsimustele või mida iganes. Muidugi, kui see periood on võib-olla väga pikaks läinud, see üksi olemise periood, siis võib-olla nagu tuleks vaadata või miks võib-olla saate oma energiaid muuta või midagi. Aga nii see lihtsalt on. Nii et muutus, uued algused, sõprus, hinnake neid inimesi, kes on teie ümber, kes on teie juures ja tõesti, ühesõnaga, ja olge tänulikud, elage tänulikkuses ka. Tegelikult meil on ju ka selle eest tänulik olla, et mõni inimene ütleb võib-olla, et mul ei ole mitte midagi, mille eest tänulik olla. Absoluutselt tänulik tuleb olla ka sellest, et me elame. Sellepärast, et nii palju asju on tegelikult, et meil on korter, kus me elame, kui meil on maja või meil on toit laual, meil on söök, kui inimestel on veel töö ka, sa oled ise terve, no jumal hoidku, meil on ikka väga palju asju, mille eest olla tänulik. Ja tõesti. Nii, ja ma soovin teile ilusat veebruarikuud, ma teen seoses tulihobusega päris kindlasti. Mul mõlguvad siin mõtted, aga ma täpselt ei tea veel, millised ladumised ma teen, aga ma teen. Ja ilusat seda külma karget veebruarikuud mulle tegelikult üldse ei meeldi. See külma mulle tõesti ei meeldi. Aga mis teha, peab ära kannatama. Ja ükskord tuleb ju ka kevad. Ja kui teile meeldis see video, siis laikige, kirjutage kommentaare, ma alati väga ootan tagasisidet, ma olen väga tänulik nende eest. Ja tellige mu kanalit, see on teile tasuta, see ei maksa mitte midagi. Ja see on uutele tulijatele mõeldud. Ja see lihtsalt siis te saate märku, millal ma siia midagi olen pannud. Ja ega ei olegi siis midagi. Olen Auli ja ilusat nüüd juba alanud veebruarikuu jätku. Kohtume. Tšau!